Tere tulemast järjekordsel lohutustundi. Seekordne on siis kuradi tosin ehk sellise numbriga, millega võib-olla igas lennukis istet ei leia või istekohta. Ja õnne ja õnnetuse teemal juttu tuleb täna ehk tänase lohutustunni nii-öelda pealkirjaks on õnnelik 2025 küsimärgiga ja mõte on siis käia läbi erinevaid statistilisi andmeid ja otsida sealt mingisuguseid seoseid. Ei kandideeri mingile teaduslikule käsitlusele ega põhjalikule andmeanalüüsile, vaid pigem nii-öelda vaatame, millise kivi all võiks midagi olla. Ja siin peamiselt Ainiga koos oleme neid asju ekraanile, slaididele korjanud, mida nüüd käiks siis koos läbi ja natuke arutaks. Me eelmisel korral juba natukene spekuleerisime, et mis võiks olla need põhjused, et eelmisel aastal siis toimus selline üsna märkimisväärne paranemine liiklusohutuses. Ehk jõudsime tagasi kuskile sinna 21. 22. aasta vahelisele tasemele, kui vahepeal siin numbrid läksid järjest nagu ülespoole, nii avariide arv, vigastatute arv kui ka siis hukkunute arv, mis siis 2024 oli selline 69, mis läks kaugelt üle igasuguste liiklusohutuse programmi eesmärkide. Aga jah, 2025 vaid 43 hukkunut, kui nii tohib öelda, et pigem ikkagi nullvisioon seab meil nii-öelda kas nüüd eesmärgiks, aga nii-öelda mille poole me liigume, on see, et meil ei hukku keegi ja et ka keegi rasket viga ei saa. Aga küsimus on jah, et mis siis on see põhjus, mida me tegime õigesti või lihtsalt oligi selline tore aasta, et numbrid läksid iseenesest nagu paremuse suunas. Ja lähme siit edasi. Kui vaadata avariide toimumise aega, siis on näha siin ka nendel viimastel suvedel enne 2025 on suveperiood olnud selgelt, see on kõikidel aastatel on suveti ikkagi rohkem avariisid ja tagajärgi, aga 2025 siis on siin just see nii-öelda vähenemine toimunud, samas nii-öelda need talvised perioodid on suht samal tasemel, siin on ka nüüd natukene 2025 algus olnud madalam ja 2026, no muidugi need ei ole lõplikud numbrid, nii et ei maksa järeldusi teha, aga siin on jah, suvisel perioodil on toimunud muutused. No ma siin 2 sõna kommenteerin ka juurde, et ma siin vaatasin nende 20–25, millised olid aasta keskmised näitajad, keskmine temperatuur, sademete keskmine aasta peale kokku ja päikesetundide arv aasta peale kokku. Et siit nagu näib, et midagi nagu väga hullu ei ole, kui sa mine korra tagasi veel selle, ma kommenteerin seda tabelit. Et siin nagu midagi hullu ei ole, aga ütleme aasta keskmisena kokkuvõttes on päikest natuke rohkem, siin ei vähem, 1900–1700, eks ole, ja sademeid on natuke rohkem, 600 ja 700, aastakraad on sama, aga kui me näeme nüüd järgmise slaidi peale, siis järgmises on temperatuurigraaf, eks ole. Mine järgmine. Ma natukene nihutan neid slaide siin, et ei tule valed slaidid vahele. Järgmises oli temperatuurigraaf, eks ole, siin on näha, et me oleme pikaajalisest reast natukene üleval pool ja 24 oli siiski soojem. Järgmine peaks näitama
suve eraldi. Siin vist võib nentida, et meil ikkagi globaalne soojenemine on ka lokaalsena Eestis olemas, et kui keskmisi vaadata. Aga siit tuleb nüüd see välja, et 25. suvi oli jahedam natukene, et kui võrrelda mai keskmist, juuni keskmist ja nii edasi, siis 24 versus 25, siin mais on tervelt 4 kraadi jahedam. Ja kui needsamad asjad on toodud siin 24. ja 25. aasta, on toodud siin aasta kuude lõikes, siis siit paistab samamoodi välja, et 24 oli soojem kevad ja 25 oli just nimelt jahedam. Nii, ja sademete osa on näha nagu aastakoondi tasemel täpselt samamoodi, et 25 oli veidi rohkem vihma kui 24. Samas ei olnud midagi erakordset, siin on oluliselt sajurikkamaid aastaid olnud, aga jah, küsimus, et kuidas see sadu siis nagu aasta lõikes jaguneb. Nojah, aga see oli eelmise slaidi pealt oli juba natukene näha, nii. Ja siin on siis kuu keskmised, kust on näha 24. aasta oma, et siin oli väga märg juulikuu ja suhteliselt kuivem mai. Nii et see toetab sedasama teooriat, et meil ilmastik igal juhul on seotud selle õnnetuste esinemise sagedusega. Ja lähme nüüd edasi, siit me jõuame päikese peale ja on näha, et 25 oli päikest veidi vähem. Aga samamoodi nagu sa, Raul, alustasid, et tegelikult kliima on soojenenud, ka päikesepaistet on meil joonud ikkagi taeva suunas, et päikest on järjest rohkem, et see on seesama tõestus kliima soojenemisele. Nii, ja nüüd lähme vist edasi, ja siin näitab 24. aasta kohta, et maikuu oli ka väga päikeseline, mis on ka põhjus kaudselt, et just 24 oli nagu väga kiire stardiga ja 25 vastupidi. See on nagu ilmastiku pool üks tõenäosus siis nende nii-öelda juhtumite arengule. Ja siin all on näha siis ka see, et tõesti mai, juuli, august on suhteliselt intensiivsed õnnetuste ajad ka, et see haakub mõnevõrra selle kliimahüpoteesidega. Kusjuures juuli oli see, kus oli sademeid ju rohkem ja päikest on ka vähem, eks ole, ja on kohe nagu kukkumine. See on täitsa nagu uskumatu sükene klapp siin 2024 andmetes, et 2025 seda graafikut meil vist ei olnud veel. Ei ole, lihtsalt küsimus on selles, et 25. aasta koondnäitajaid kui selliseid EMHi poole peal veel väljas ei ole, aga ma leidsin nii-öelda ümber nurga 25. aasta andmeid, mida ma siia kajastasin, et EMHi aastaaruanded ei ole veel täiel kujul väljas. Nii, ja siit läheme edasi nagu selle põhihuvi peale. Ja siin on nüüd vahepeal üks slaidikene, et siin värsked uudised on, kus räägitakse, et raha külvatakse meile maanteedele, et kui siin viimased paar aastat on olnud täielik ikaldus, et investeeringuid justkui ei ole raha nii-öelda neljarajaliste ehitamiseks, kuid nendest kogu aeg räägitakse, siis kui vaatame siis viimase 2 aasta muutusi selles osas, siis tõepoolest ehitatud väga palju ei ole. 2024 valmis Pärnu-Uulu lõik ja ma vaatasin, et 2025 oli sellel lõigul üks inimkahjuga avarii, ei olnud hukkunu. Ja siis mullu valmis ka Pärnu sissesõit 2 kilomeetrit. Nii et kui meil räägitakse seda, et liiklusohutust on vaja parandada ja selleks on vaja
kindlasti ehitada neljarajalisi maanteed, siis tegelikult ei saa eelmise aasta põhjal väita, et see marginaalne neljarajaliste teede ehitamine oleks aidanud seda tulemust saavutada, et siin mingit seost ei ole. Et jah, aga siin tahtis Ain nüüd minna keeruka või peene tabeli statistika juurde, et mida me siit välja loeme. Kõigepealt me näeme siit nagu pikka aegrida 11–25 ja siis ma olen võrrelnud viimast 10 aastat 16–25, sest seda on hea vaadata, et 25. number võiks ju loogiliselt olla kümnendik sellest 10 aasta koondist või selles skaalas, see annab võrdlustaseme. Aga need esimesed aastad 11–15 on sellest võrdlusest praegu välja jäetud lihtsalt põhjusel, et kui te näete siin nagu selle 11. aasta numbrites, KOV-i maanteede osa on kuidagi 10-kordselt sees, et mul on niisugune tunne, et siin on andmetes mingisugused kalad esimesel aastal, et siis kui seda statistikat hakati sellisel kujul tootma, et numbrid veel kokku omavahel ei jookse, et sellepärast ma selle esimesed 5 aastat olen edasisest analüüsist mängust välja jätnud. Eks ole, siis see case näitab, et palju neid inimkannatanudega õnnetusi kokku on olnud ja hukkunud ja vigastatute koguarv. Ja siis on riigiteede jaotus, kus on eraldi võetud siis need, mis on riigiteed, asula osad versus see, mis on asulast väljas ehk maantee samamoodi hukkunud ja vigastatud. Ja nüüd siia allapoole vaadates, siis siin on 25 jagatud 24-ga on, et mis selle viimase aasta, millises lahtris see viimase aasta muutus on tegelikult toimunud ja selle järgi tuleb välja, et siis see kõik kokku rea peal linnatingimustes on üks hukkunu rohkem olnud. Linnatingimust ma loen siin, eks ole, kuni 50 kilomeetrit tunnis aladel. Nii, ehk siis ühest küljest on riigiteed kokku, nii siis on kohalike omavalitsuse teed ja tänavad, need annavad mul 100% kokku. Ja siis on edasi võetud kõik kokku jaotus, mis on asulas, ükskõik kas riigitee või vallatee, mis on asulast väljas ehk maantee. Ja siis on võetud veel eraldi jaotus, et mis on ristmikuõnnetused ja mis ei ole ristmikuõnnetused. Ja siis on kiirusrežiimi järgi, et milline on piirkiirus sellel alal. Ja selle järel on toodud siis, tähendab, see on kuni 50 ja üle 50, et kuni 50 on tegelikult nagu linna olukord ja siis on lõpus toodud kuni 30 ala. Ja mida ma siit saan järeldada, et selle kuni 30 alas muutust tegelikult ei ole ja natukene kasvanud on linna olukord 1 hukkunu rohkem, natukene kahanenud on vigastatute osa, aga oluline paranemine on toimunud maanteedel. See on siis üle 50 kiiruspiirangu alas. Nii, aga mis on nagu probleem nendes avaandmetes praegu, et meil ei ole enam eraldi välja toodud nende üksikute juhtumite juures, kas on tegemist alko- või narkojoobega. Et kui varem sai veel analüüsis vaadata, et nendele artiklitele nagu mingisugused infra arendamise meetmed tegelikult ju ei mõju ja ei mõju ka mingisugused PR-kampaaniad. Nii et selles mõttes nagu ma ei tea, kas see on enesetapuga sama kategooria või midagi muud, aga nüüd ei ole seda võimalik nagu eristada enam. Nii, et see on nagu natukene kurb lugu. Nii, siis vaataks edasi järgmist. Siin on siis lahti löödud uuesti sama riigiteed ja KOV-iteed, ainult et lõppu ma olen juurde toonud selle
antud tüübi osakaalu 10 aasta keskmisest, et 74% hukkunutest oli siin riigiteedel, nii edasi, osakaalud 25. aastal, nii jälle seesama 25-24-ga ja siis viimase reaga ma olen juurde toonud 25. aastal siis sellest nii-öelda linnakiirustel, et kõigist hukkunutest pooled on linnakiirustel ja 75% vigastatutest on linnakiirustel. Nii, ma ei oska siit praegu midagi rohkemat lisada. Selles suhtes võib-olla nii palju, et jah, need linnakiirustel on põhiliselt jalakäijad ja maanteedel on meil ikkagi siis sõidukijuhid või reisijad autos. Aga see paistab meil ka järgmistest slaididest välja, sellepärast et ma järgmises püüdsin minna siis mitte selle riigi ja kohaliku omavalitsuse jaotuse kallale, vaid siin on nüüd kõigepealt siis see asula ja väljas, ristmik ja tee ja kiirusejaotus ja eraldi toodud veel Tallinna linn. Ma korraks küsin, kas see tulp seal 30 ja väiksem, et aastal 24 ja 25 mõlemal aastal sai 6 inimest surma, kus on siis nii-öelda 30 kiirus, jah? Jah, kuni 30 kiiruspiirangu alad. Sest igale õnnetusele on juurde pandud seal avaandmetes, millise kiiruspiirangu alas see konkreetne asi toimus. Jah, see näitab, et meil kiiruspiirang iseenesest veel ei taga midagi, et see keskkond peab ikkagi seda toetama. Et kui on võimalik reaalselt ikkagi kiiremini liikuda, siis on ka tagajärjed käes. Jah, täna mul oli Tehnika tänava peal siuke kogemus, et sõitsin seal 40-ga, nii nagu ette on nähtud ja mulle tekkis saba järgi ja üks kaubik ei kannatanudki oodata, tegi möödasõidu seal, lihtsalt seal vaatas, et tekkis mingi auk ja et seal on, tihtipeale ka on kaamerad väljas, need mobiilsed, aga see on nagu ehe näide, pikk sirge ja lai tee, kus tegelikult see nagu absoluutselt ei tööta, sest mul omal ka tundus, et ma sõidan ikka väga-väga aeglaselt. See on hästi naljakas, mul oli eile täpselt sama asi, kell mingi 11:30 või midagi sihukest, täpselt samamoodi oli nagu, et ma sõitsin GPS-iga 40 kilomeetrit tunnis Tehnika tänaval ja põhimõtteliselt hetkega oli saba taga ja kohe tõmbas see elektrikaubik must mööda nagu. Ja kui suures ta tõmbas veel mööda seal selle tunneli juures niimoodi, et tõmbas sellest Ohutussaarest nagu vasakult poolt mööda. Ja selliseid asju olen ka mina kohanud, mitte küll niimoodi seal, aga põhimõtteliselt see on nagu üldlevinud teema, kuna ütleme Viljandi maantee Luige piirkonnas on sama lugu, kus on Ohutussaared vahele tehtud ülekäigukohtadele ja alatasa leidub keegi, kes vastassuuna kaudu teeb möödasõidu teispoolt Ohutussaari. Nii et siin on nüüd siis see jaotus lihtsalt asulas ja väljaspool versus ristmik ja tee ja kiiruse järgi jaotus. Aga kui me lähme nüüd siit edasi, siis siin on nüüd kergliiklejad, jalakäijad, eakad juhid, bussid, veokid, mootorrattad, mopeedid, jalgrattad, alaealised, algajad ehk vahtralehega juhid ja turvavorustust mitte kasutanud kannatanud. Ja mida ma siit nagu saame öelda, et jalakäijate osa tervikuna võttes on kasvanud, et siis kui ma vaatan eelmise aastaga võrreldes 24 ja 25 oli 12 versus 15 praegu, kus on suuremat kahanemist eakate juhtide juures. Eerik on, see on Tukman, kes meil liitus. Nii veokajuhtides on kahanemine 18 ja 10, väga ilus
progress on mootorratastel 12 asemel 3 ainult ja alaealisi on ka vähem, 10 ja 4, algajaid juhte on ka vähem, aga kui me nüüd teeme sellise võrdluse, et vaatame, mis on selle viimase 10 aastaga juhtunud, siis kergliiklejad on sisuliselt kahekordistunud, sellepärast et 10 aasta keskmise või koondiga võrreldes võiks olla umbes 10% selle viimase aasta oma, aga selle järgi võiks olla siis 166 vigastatut, aga meil on 320. Jalakäijatega on olukord paranenud selles mõttes, et keskmine näitaks nagu 310 peale. Eakatega ei ole muutust, nii bussidega ei ole muutust, veokatega on asi paranenud, sest muidu oleks 195, ütleme siis mootorratastega on pigem natukene halvemaks läinud. Nii mopeedid on madal number, aga väikeste numbrite järgi on raske siukseid üldistusi teha. Jalgrattaid on rohkem, alaealisi on natuke rohkem, algajaid on natuke vähem ja turvavarustuse kasutamine on läinud hullema poolele. Ehk siis muidu oleks 460 oleks nagu kümnendik, aga siin on 520. Siin on sul üle kate on ju, et see võib olla niimoodi, et on eakas veokijuht, kellel ei olnud turvavööd peal, ehk siis üks inimene kolmes kategoorias on. Absoluutselt, aga samas ütleme turvavarustuse rea peal võiks olla nagu hukkunuid 24 on 14, kes turvavarustust ei kasutanud. See lihtsalt näitab seda sama, et meil on need padjad seal autodel, mis päästavad ka siis, kui sul ei ole rihmad kinni. See padi päästab, et sa ei ole rindkere pidi läbi rooli roninud. No, see turvavarustus on huvitav, et kui ma just vaatasin seda käitumisuuringut, meil ju kogu aeg seda turvavarustuse, ütleme turvavööde kasutust kaardistatakse nende vaatlusuuringutega ja on kiidetud, et see on nagu ikkagi meil päris heal tasemel, et juhil ja eesistujal ikka sinna üle 90 ja reisijatel kuskile sinna 90 lähedale. Et siis, et see nagu näitab midagi muud, et kas siin võib olla ka näiteks seos hoopiski mootorratturitega, et täitsa võimalik, aga näiteks on see moment, et kui meil on 33% 25. aastal hukkunutest oli turvavarustust mitte kasutanud. Et siit neid numbreid, millega rohkem vaadata on päris palju, aga ega neid ei oska niisama hoobilt kõiki kommenteerida. Et võib-olla ütleme see turvavarustuse rea peal siit paistab see välja, et kui kokku on, eks selle 25. aastal kolmandik turvavarustust mitte kasutanutest, siis linnatingimustes on see turvavarustus mitte kasutanud ja hukkunud 57. Jaa. No küsimus on, et kas jalakäijal on ka turvavarustus? Ma arvan, et jalakäija turvavarustuse rea peal on arvestatud, et kas tal oli helkur ka või ei olnud. Et mina loeksin helkurit jalakäija turvavarustuseks, aga see on mu arvamine, et võib-olla keegi teab seda tegelikult midagi rohkemat öelda. No loodan, et seda ikka ei loeta selleks turvavarustuseks, ja seda enam, et ikkagi enamus nendest juhtumitest on suvisel ajal. Tugev 2/3, siis jah. Seal on ka seda vist üsna raske kindlaks teha, et kui on, ütleme see avarii, et kui inimestel isegi lendavad seal ju jalanõud jalast ära ja kõik asjad igale poole laiali, et siis samamoodi võib see ju helkur sealt minema lennata, et sa ei tea, kas tal oli see küljes või ei olnud. Jah, nõus. No mis on veel võib-olla, et see täpsustama, et kergliikur on siis tegelikult see tõukur või elektritõukur. Et see
mõiste tekitab segadust, kuna kergliikluse all on varem mõistetud nii jalakäijaid, jalgrattureid kui kõiki muid kaherattalisi, mis ei ole mopeedid. Aga siis kuni 20 aastani olid need tõukurid loetud jalakäijateks statistikas. Kui me vaatame siit 300 pealt on tulnud sisuliselt 500, nüüd on küsimus, et kas ikkagi need tõuksid olid meil siin 2019-2020 ja täiesti reaalselt ikkagi olemas tänavatel, et mis siin nagu on siis juhtunud, aga selgelt see tõuksi kasutus on ka oluliselt kasvanud, ja võib-olla isegi natukene viimastel aastatel kahanenud, et ka siin, kui vaadata siis 24-25, siin vigastatute arv on pigem alla läinud. Jah, ma ei oska seda nüüd niimoodi põhjalikumalt kommenteerida praegu. Seal võib-olla tekib ka aja jooksul mingi vilumus, et kui sa ikkagi rohkem sõidad, et siis tihtipeale on ka ju nii-öelda õnnetused või avariid, kus inimene lihtsalt kukub selle tõuksiga, võib-olla me oleme hakanud paremini oskama, ehk on ka see lugu, et kui need teenusepakkujad piiravad sul tehniliselt kiirust või ei lase üldse näiteks nädalavahetuse öösel sõita, ma ei tea. Jah, need piirkondlikud, need täitsa töötavad, näiteks seal Ülemiste bussipeatuse juures, seal ei saa kiiremini kui 10 kilti tunnis. Aga ma tean, Vipsul oli vist ka vastupidine olukord, kus ta sul pidurdas maha, oleks teistpidi jälle avarii tekkinud. Tartus Riiamäel oli siuke olukord, kus täiesti ootamatult võttis maha, et oleks tõesti võinud üle nipli käia, ja teine ohtlik olukord oli Pärnus silla peal, kus võttis ka alla 10 kiiruse ja siis autod olid mu selja taga, et seal on, sild on kitsas ja seal ei ole eriti kuskil mujal sõita, kui sõidutee peal on küll märkidega suunatud ühe jala või kõnnitee peale, aga mina eelistan pigem siis sõita ikkagi seal, kus on sõidutee. Aga teine asi, mis on, need Boltid ja Tuuled, mis nad on, et neil on küll nii-öelda see fencing peal ja kiirusepiirangud, aga ikkagi järjest kasvav probleem on need nii-öelda mopeedilaadsed tõuksid, mis sõidavad 50 ja 70 kilomeetrit tunnis, on kilovatt ja rohkem võimsust ja nii edasi. Ja tegelikult politsei on just viimasel aastal ka need ette võtnud, et siin võib olla see paranemine ka. Praegu ei tea selles mõttes, et 25. tulid ju need punased, mis asjad need olid, need Läti firma sildi alt. Nendega on nii, et nende kuulda on, et esiteks nende kasutus on väiksem ja teine asi, et nendega juhtub ka vähem, et ikkagi see istumise asend suhteliselt madalal annab stabiilsust juurde. Annab stabiilsust ja ma olen ainult ühe korra proovinud seda ise ja nad olid ikka siukse väga tuima kiirendusega ka, et võrreldes ütleme tõuksidega, aga võib-olla jah, see kõik nagu kombinatsioonis näitab, et ikkagi siukene suuremate ratastega jalgratta moodi või mopeedi moodi toode on ikkagi ohutum kui selline pisikeste ratastega junn, mis kiiresti edasi läheb. Kas ta mopeedide hulka ei kuulu seal kategooriasse? Kusjuures ei, ta ei ole pedelek ka, ta on kuidagi siuke, kuna ta on väikse võimsusega ja kiirus on piiratud 25-ga, siis ta ei lähe ka minimopeedi all. Siis on ikka kergliikur, jah. Et see on see, sellest ma olen ammu kirjutanud, et see soovmõtlemine seaduses, et me defineerime kergliikuri, ütleme, et see on 2 ratta ja lenksuga ja ilma istmeta, ja siis nagu asjad muutuvad või see kuidagi teeb midagi ohutumaks, siis see ei toimi.
et meil selliste parameetrite järgi ei ole mõtet liigitada sõidukeid ja neid kuidagi reguleerida, et siin on ikkagi hoopis teised näitajad, mis seda määravad, nii et. Mis on muidugi ilus moment see, et seda kergliikuri poolt on 100% linnakiirustel. Aga jah, ega nad ilmselt linnakiirustest välja eriti palju ei lähegi. No eks siin ikka linnas servas ju sõidetakse, aga õnneks on meil siin, ütleme näiteks maanteede servas on täna piisavalt neid jalg- ja jalgrattateid, kus saab sõita ja maanteedel ikkagi väga ei sõideta nendega. Aga linnas tõepoolest nendel juhtumitel, mis on kirja pandud, et need juhtusidki selles nii-öelda kergliiklusteedel, siis seal on arvestatud selle piirkiiruseks 30 ka siis, kui piirkiirust ei ole eraldi kehtestatud. Et andmebaasis olid selle koha peal küll tühjad kohad, aga ma tõmbasin arvestuste jaoks nad 30 peale. Okay. Et nii palju selle lehe pealt, kui midagi rohkemat ei ole, siis tekib nagu küsimus, et praegu nende väga ilusate tulemuste järgi on esimene hõikamine kohe, et me oleme nii tublid, et 25 numbrid olid väga ilusad. Selle peale järgmine samm on, et aga raha läheb ju palju, et kus see miljard pidi tulema selleks, et vähendatud, hukkuda numbrid nii alla saaks ja viimane moment on siin, okei, see kõik on hüpoteetiline, aga et kas nullvisioon on võimalik ja kui palju läheks vaja selleks raha, et nullvisioon tõesti nulliks saaks. Aga see on niisugune hüpoteetiline pool. Ma ei oskagi öelda, kus kohast sa selle 8 miljardit numbrit võtad, et sellega kõik liiklushukud nulli ajada. Aga kus see graafik sul tuli? Üks sõber joonistas. Lihtsalt joonistatud, see on ka natuke... Tegelikult ta küsis AI käest, et mis siin palju selleks vaja on, et see lopi eesmärk täita. Siin ei ole rohkem vaja, kui üks uus lockdown teha, uus katk ja kõik on kodus ja ongi null olemas. No, kui me ennem nägime seda selget korrelatsiooni ilmaga, siis tuleb välja siuke aastaringne talv, paks lumi oleks kõige tõhusam meede. Siin Tebelak pakkus ka, et jääteed, suvised jääteed oleks uus projekt. See on küll hea mõte. Et sellega saaks palju turiste kohale meelitada, aga selles mõttes, et kui eelnevalt sai seda 4 rajalisi tõgatud, siis 2025 aasta näitab, et selleks, et paremaks läheks, ei ole vaja kulutada üldse midagi. Täpselt nii. Ja sellepärast me siin oletasime ka seda, lähme nüüd edasi. Ja järgmine spekulatsioon, mida sai siis vaadatud, uuritud, on see, et teame, et siis 2025 aasta algusest hakkas kehtima automaks ja enne seda siis 2024 toimus selline kiire ostlemine. Siis ükski automüüja ei kurtnud, et kehvasti läheb, võeti ladu täis ja püüti müüa nii palju kui saab. Ja siis 2025 graafik on meil siin all, et on selgelt nagu siis automüük olnud madalseisus, kui varasemad aastad on olnud suhteliselt sama graafik, et talvel natuke vähem, jällegi kevadel siis nii-öelda suveks uue autoga minnakse sõitma ja nagu nägime, et siis ka suvel juhtub rohkem. Ilmselt iseloomustab see 25. aastat sõna katastroof. Automüüjatele jah, aga küsimus jah, et kas see võis kuidagi ka mõjutada seda tulemust, et siis kui nüüd vaadata numbriliselt, et kas siis
meil autopark oleks muutunud tänu automaksule kuidagi ohutumaks, siis tuleb välja, et ei, et tegelikult 2/3 esmaregistreeritud autodest 24 ja ka 25 aastal on kasutatud sõidukid, mis tuuakse välismaalt, põhiliselt siis Kesk-Euroopast, aga ka siit Skandinaaviast ja nende keskmine vanus on 8 aastat. Ja meie autopargi keskmine vanus ei ole noorenenud, vaid pigem vaikselt vananeb. Noh, muidugi neid tuuakse ka päris uunikume, et päris mitu sellist 30-40 aastast sõidukit on ka toodud ja registrisse arvele võetud, aga noh, need selles mõttes ei määra nagu seda keskmist niivõrd, et ikkagi jah, need enamus, mis tuuakse, on kuskil seal 3-12 aastani vanusega. Nii et noh, selles mõttes ei saa ka väita, et autopargis oleks toimunud selline muutus 2025 aastal, mis oleks avaldanud mõju. Noh, läbisõit sai mõeldud, et kas on olnud näiteks, kuna ilm oli kehvem, et kas siis läbisõit oleks olnud väiksem 2025, kuid seda esiteks neid andmeid ei ole ja ei ole ka kütusemüügi andmetes selge, et kütusemüük on kasvanud siin eelmisel aastal, kütuse hind langes ja natuke on räägitud sellest, et on võib-olla siin paakidega eksporditud välja ja kõik ei ole nii-öelda Eestis maha sõidetud, aga ütleme nii, et selle kohta ei ole meil selliseid andmeid, mille pealt midagi arvata. Alar küsis praegu siia vahele, et mediaan läbisõidu, kas see oli läbisõidu kohta või sa mõtlesid praegu selle autode vanuse kohta, mediaan vanust vaadata? Jah, autode vanuse kohta. No me ei ole praegu seda vaadanud, aga tegelikult see ei ole üldse paha mõte, et vaadata ka sõidukite mediaani. Kuigi... No, see mediaan ongi kogu see nii-öelda vanus, aga jah, selles mõttes, et... Ei, vaata, siin tekib see küsimus, et kui saaks kokku lüüa selle ülevaatusel märgitud läbisõidu järgi mediaani, ehk siis, et teada, mis on siis selle keskmise läbisõidu juures nagu see mediaan vanus. Et väidetavalt nagu noored autod sõidavad rohkem kui vanad autod. Ja neid andmeid ei ole, vähemalt mina ei leidnud kuskilt. Kuskilt peaks nagu uurimistöö kontekstis olema võimalik selle ülevaatuse läbisõidu numbrite. Seda ei ole avaandmetes tõepoolest, jah. Võib-olla on, aga ma ei tea, mina ei leidnud igatahes. Jah. Aga siis järgmine, et kas saab süüdistada siis liiklejaid, et nad on oma käitumist oluliselt parandanud. Ja siin kõige viimane uuring, mis Transpordiamet on tellinud, aruanne maist 2025, ei ole terve 2025 kohta. Ilmselt järgmine uuring tuleb kas see aasta või järgmine aasta, ei tea, aga ei paista kusagilt, et oleks mingisugust nii-öelda käitumuslikku paranemist ühegi näitaja osas, mida siis on regulaarselt nii-öelda uuritud. Et turvavarustuse kasutusest rääkisime, et see on suht stabiilselt heal tasemel. Aga jah, selle eelmise aasta uuringu järgi pisut oli paranenud jalakäijatele tee andmine. 70% autojuhte annab teed, 30% ei anna. Kuid jah, see näitab, et kuna tulemused on ikkagi see, et jalakäija on selgelt ohustatud ja ei ole reaalselt paranemist olnud ka viimase 2 aasta võrdluses, siis ka see väikene parandus ei ole mõju avaldanud. Kuigi selle jalakäijatele tee andmise koha pealt oleme me võrrelnud ka Soomega seisu, sest et Soome uuringu tulemustes on ka olemas sarnased näitajad ja Soomega võrdlus näitab, et meie omad ei ole sugugi hullemad kui soomlased, pigem meie tee andmise näitajad on paremad kui soomlastel.
aga nüüd sõbrad nii Allan kui Alar selle, et oleks mõistlik matstatistikat ja usalduspiire kasutama hakata, aga ma tuletaksin siin praegu meelde selle lihtsalt, et me ei pretendeeri tõsiteaduslikele tulemustele, vaid me püüame lihtsalt aru saada, et millise kivi all need vähid võivad peidus olla. Jah, see sai alguses öeldud, et Allan ja Alar tulid natuke hiljem, et me ei ole püüdnud siin otsida välja kõiki andmeid ja neid sünteesida ja sealt teha mingit analüüsi, vaid pigem vaatluste põhjal siin spekuleerime või otsime seda, et kust tasuks üldse edasi uurida. Siin võib-olla selle käitumise juurde selline üks mõte, mida ma põrgatasin ka siin selle virtuaalse sõbraga, et kas võib olla mingisugune selline psühholoogiline tagasilöök, et kuna siin mitu aastat järjest oli selge olukorra halvenemine ja siis 2024-2025 oli see kogu aeg meedias, kirjutati artikleid ja räägiti sellest, et ikkagi asi on jama, siis et kas see võis mingisugust mõju avaldada inimeste alateadvusele, et võetigi natuke rahulikumalt, aga see on jällegi niisugune asi, mida ei ole kuidagi võimalik siis ma ei tea, võiks ju vaadata, et kui palju on mingeid artikleid, asju aastate lõikes olnud aga jah, see on selline väga kaugelt otsitud. Aga ma natukene täiendaks, Allan, mul on need samad Excelid, mille pealt ma selle statistikatabeli asjanduse tegin, et ma saan seda Excelit teile jagada rahulikult, et kui nendest andmetest midagi paremat õnnestub välja imeda, why not, et siis me oskame ise ka edasi kasutada. Aga jah. Tänan, vaataks hea meelega otsa. Saad selle, nii. Raul, lähme edasi. Siis jah, et kui juhtidest veel rääkida, siis üks riskigrupp on alati esmased juhid. Ja siin ka ei ole näha, et nüüd oleks mingisugune eriline muutus olnud, et neid esmaseid juhte oleks vähem. See statistika, mis Transpordiametis saab, on see, et kuidas on eksamitel põrumised või läbimised õigemini. Et esimesel korral on siin see läbimise protsent ikkagi sinna 80 kanti pidevalt olnud. Meil oli muutus siin vahepeal see eksami tegemise stiil või need küsimustikud, et siin võis olla väikene niisugune põrge, aga sõidueksamil on see põrumine oluliselt suurem, ehk ainult pooled saavad esimese korraga läbi. Aga kui nüüd vaadata eksamite arvu, siis jah, need numbrid ei ole väga muutunud. Küll on arvata, et siin võib-olla mingi 10 aasta pärast peaks olema oluline kukkumine, kui ma teada meie demograafiline seis praegu, et noori juhte tuleb lihtsalt vähem peale, kuna täna neid ei tule ka kooli ja lasteaeda. Praegu on pigem teine probleem. Ma saan aru, sõidueksami puhul on selle eksamineerija suhtumine selle eksaminandisse, et püütakse ka kunstlikult leida neid kohti, kus seda eksamil seda sõitjat alt tõmmata ja seda ma nüüd küll õigeks ei pea. Tähendab, täiesti kaks erinevat asja on, et sõita selleks, et sõidueksamil läbi saada versus see sõita selleks, et sa ohutult liigelda saaksid. Et mul on konkreetseid näiteid siin tulnud alles siin mõni nädal tagasi. Et ma ei tahaks praegu sellesse sügavuti minna, vaid ma ütleksin, et see sama sõidueksami läbimine ei peegelda mitte ohutust, vaid seda sõidueksamineerija tuju ja tähenärimist otseselt. No see on ka, ütleme, meie see sõidukoolituse või liikluskoolituse teema on ka selline huvitav. Soomes näiteks ei ole kohustust käia autokoolis. Sa võid täiesti iseseisvalt õppida ja minna eksamile
ja minu teada seal need läbimisprotsendid on ka kõrgemad ja võib-olla kogu see nii-öelda eksami loogika on natukene teine, et jah, olulisem on nagu see, et näha ka seda algaja juhi käitumist, suhtumist, valmisolekut nii-öelda ohutult liigelda ja aru saada, et kui ta hakkab juhtima, et siis ta tegelikult ongi see esmane ohuallikas. Et kui palju seda meil nii-öelda kommunikeeritakse, et autokoolid on üks ettevõtlusvorm, nii et jah, aga meil on jah, see autokoolis käimine on kohustuslik ja ma ei tea, kas sellest on abi või pigem on see hoopis kahjulik. Ma nii palju ütlen vahele, ma praegu just teen kärulubasid ja minul on sellest kasu ja abi, et mul on selles suhtes nagu täitsa positiivne kogemus. Et ta on võib-olla natuke teistmoodi, aga seal on ikkagi omad kindlad võtted, mida ilmselt on võimalik ise õppida, aga kui sul keegi, kes kõrval on, kes seda ütleb, et kuhu sa ja mismoodi tegema peab, et läheb natuke kiiremini. Ma olen sellega täiesti päri ja sarnane tagasiside on minul ka oma poistest, kes käruga sõitmise lubasid tegid, aga vahe ongi nüüd selles, et kui sa lähed käruga sõitmise lubasid tegema, siis sa oled liikluses juba kodus nii ehk naa. Et sa ei ole liikluses algaja, vaid sa oled õppinud täiendavad võtted, mis seonduvad käru kasutamisega. Jah, aga lähme edasi. Üks oluline asi, mis muutus 2024 lõpus, oli politsei siis suhtumine liiklusjärelevalvesse ja nad ise nimetavad seda projektina Liiklus 2.0 ja selle viidatud aadressil saab sellest ka lugeda, et väga nagu selgelt muudeti seda suhtumist, kuidas üldse nii-öelda ennetada tagajärgi, et mitte ainult käia nii-öelda siis juhtumeid tuvastamas, vaid keskenduda ohtlikule käitumisele, reageerida, võeti ette siis varasema statistika põhjal ettevõtted, kellel on nii-öelda palju professionaalseid juhte, kellel on nii-öelda sõidukipark ja sealt võeti 500 ettevõtet, kelle nii-öelda juhtidel oli märkimisväärne karistusregister, oli siis ilmselt ka nii-öelda avariijuhtumeid, kindlustusjuhtumeid ja suheldi otse nendega. Ja samamoodi siis reageeritakse ka igasugustele nii-öelda jagatud videotele ja nii edasi, mida siis kogukond jagab või saadab politseile. Et isegi kui ei ole võimalik mingisugust nii-öelda karistust määrata, siis ikkagi igale sellisele juhtumile reageeritakse ja suheldakse ja see on võib-olla asi, mida saab öelda, et mis on mõjunud lisaks ilmamuutusele või ilmaerinevusele 2 aasta lõikes. Aga jällegi, et mis ulatus sellel mõjul on, et seda on jällegi väga raske hinnata. See on teada, et nende mobiilsete kaameratega koguti ka raha rohkem, aga samas tõusid ka trahvimäärad ja võib-olla see kõrgem trahvimäär jällegi ka ikkagi motiveerib rohkem. Samas sellest kõrgemast määrast ma just lugesin artiklit, et sellele vaatamata rikkumiste arv ei vähenenud. Et võib-olla see vajab natukene pikemat aega, et seda mõju hinnata. Või tahta veel 2 korda suuremat tariifi? Rikkumiste arv selles mõttes, et kui me näiteks suurendame järelevalvet, siis me ilmselt tabame rikkumisi ka rohkem. Et siin on see suhe ka, et me ei saa öelda, et kui me üldse järelevalvet ei tee, siis rikkumisi ei ole.
Et pigem on see, et selline mõõdukas järelevalve ja politsei nähtavus on väga oluline, et see on nii-öelda osa sellest liikluskeskkonnast, kuna keskkond ise ja liiklus ei ole ohutu per se. Et lihtsalt on vaja sellist nii-öelda silma peal hoida liiklejatel ja kui siin oli ennem just jutuks, et kaubikud sõidavad teiselt poolt ohutussaart, eks ole, et need on väga ohtlikud käitumised ja me teame, et just linnas on lausa 30 alas on nagu 6 hukkunut, et siis küsimus, mis nagu toimub, et järelikult ei ole see järelevalve piisav ja võib-olla üldse see ühiskonna nagu suhtumine sellesse liikluskäitumisse, et vot, aga ma ei tea, kui üldse nendest nii-öelda spekulatsioonidest midagi järeldada saab, siis selgelt jah, see liiklusjärelevalve muutus on see, mis tõenäoliselt on mingisugust mõju avaldanud. Siis see ilma nii-öelda mõju, mis avaldub siis suveperioodi avariide arvus ja eelkõige siis maanteedel juhtunud ühe sõiduki avariide vähenemisest ja sealt ka siis vigastatute ja hukkunute arvu vähenemisest. Kuid jah, võib-olla siis see 2025 oli natukene ka lihtsalt õnnelikum aasta, et me teame, et kõik aastad ei ole ühesugused ja võib-olla ka mingisugused imed siin on, aga mida saab öelda, et jalakäijatel nagu ei ole seda õnne jätkuvalt, et neid tapetakse ja vigastatakse samas suurusjärgus nagu varem. Võib-olla panna siia juurde üks Stefan Kleini raamat, et kas kõik on juhus. Väga hea raamat. Jah. Aga selle jalakäijate õnne koha pealt ma ikkagi pööraks tagasi selle Narva maantee Reimanni juhtumi peale, et kas jalakäija õnnetus oli see, et buss tuli, kui temal oli punane tuli. Mismoodi me saame põhimõtteliselt hakkama sellistest oludest, kus inimene astub punase tulega tee peale. Kas sa nimetad seda jätkuvalt tapmiseks, mina seda ei teeks. Mina ütlen, et see on enesetapp sellisel juhul. Ain, selles mõttes me seda tegelikult arutasime, meil oli ühes selles lootustunnis teema ja jõudsime järeldusele, et seal oleks mõistlik bussid suunata teisele marsruudile. See on üks asi, aga teine asi on see, et kui siin on tänava disaini küsimus üks, et miks on pandud sinna foor, mida ei ole üldse vaja. Ma ei räägi siin jalakäijafoorist kõigepealt, ma räägin sellest vasakpöörde foorist sellele ühissõidukile. Ja teine asi, et meil on ka, mis jäeti ilmselt liiklusseadusest lugemata selle juhtumi puhul, et pöördel peab alati andma teed jalakäijale või ratturile, kes või nii-öelda samas suunas liigub. Ka sellele, kes astub punase tulega tee peale? See punane tuli kehtis jalakäijale ja see ei ole informatsioon bussijuhile. Bussijuht ei lähtu ju sellest punasest tulest, et ma võin sõita inimesest üle, sest tal on punane tuli. Et kui sa oled pöördel, siis on sul kohustus jälgida kõike, mis toimub nii-öelda paralleelselt. Et samamoodi ju, kui tuleb vastu liikleja ja meil on ju foorides väga sageli on see, et harvemini küll vasakpöörde puhul, valdavalt siis parempöörde puhul, kus sul jalakäijal ongi roheline tuli samal ajal, kui autol on roheline tuli. Nii et ei saa lähtuda sellest, et jalakäijal oli punane tuli, ta ei süvenenud sellesse, et me siis sõidame tast lihtsalt üle. Et esmane ohuallikas on mootorsõiduk, selle juht, kes peab jälgima, et ta ei sõida inimestest üle. Isegi kui inimesele on pandud sinna foor, mida vaja ei ole, et minu arust see nagu, sest minu arust oli natukene pärast seda sama sündmust jagati videod, kus seal bussijaama juures üks sõiduk tegi samamoodi vasakpööret, aga tegi punase tulega ja jalakäijal oli roheline tuli.
ja väga-väga nagu napilt see jalakäija vist ei saanud lööki, aga noh, ikkagi väga-väga selles mõttes ohtlik situatsioon, et aga täpselt sama teooria laiendus, millest sa praegu räägid, et mootorsõiduk on suurema ohu valdaja ja vastutab ka siis, kui jalakäija teele astub. Täpselt sama laiendus on ka suurema ohu valdaja on rongijuht. jah, sellest teemast järgmisel korral räägime, et keskendume siis raudtee ristete ohutusele. Aga Allar tahab sõna võtta. Ma lihtsalt ütlen selle rongijuhi vastutuse peale, et nagu te ilmselt olete Facebookist lugenud, on ju, et laagri ülesõidul oli laupäeval, see pole laagri ülesõit, see on Pääsküla ülesõit, kus oli siis olukord, kus seal, see on siuke loll ristmik, et seal mingil põhjusel, kuna seal on üks ülekäigurada ja ringtee ja seal isegi laupäeval jookseb see liiklus umbe, siis üks auto pidurdas, teine mingil põhjusel pidurdas niimoodi, et pidi pidamist otsima vallist, sõitis sinna valli, jäi raudtee peale. Selle asemel, et siis teha nii, nagu minule õpetati, kui mina oma Haagise lube tegin, et kui rongiga seotud õnnetus on, siis üks jookseb ühele poole, teine teisele poole Elkur vestiga ja loomulikult, et valitakse see number, mis on seal selle ülesõidu peal, keegi midagi ei teinud, aga siis Facebookis tembeldati süüdlaseks rongijuht, et kurat, mis ta siis, seal on nii sirge lõik, mis ta ei näinud, et see Audi seal raudtee peal on. Rongijuht või dispetser, et küsimus on selles, et see, et rongil on pikk pidurdusmaa, on teada fakt ja keskkond tuleb sellest lähtuvalt ka disainida. Ja kui on vähegi selline võimalus, et mingi sõiduk võib jääda raudteele ülesõidul kinni, selline asi juhtus ju siin Nõmme ülesõidul ka alles, kui mingi väike põkat seal lund koristas ja jäi samamoodi rööpa peale kinni. Et siis tegelikult on selleks olemas turvangusüsteemid, mis annavad rongijuhile märku eelnevalt, et ülesõit on kinni, et tuleb seisma jääda. Ja meil lihtsalt Eestis ohutus ei ole prioriteet. Meil meeldib panna kogu vastutus ohvrile, sellele, kellel ei ole võimalik midagi teha. Et keskkond on kujundatud aastal 1870 ja me siiamaani arvame, et siis kõik teised peavad toime tulema. Aga järgmisel korral me räägime sellest täpsemalt, et mis on valesti ja mida oleks vaja muuta meil raudteesüsteemis. Sellega meil said tänased teemad ja ajad ka vist enam-vähem otsa, kui sa minu meelest sa slaididega ka juba lõpetasid praegu. Jaa, me jõudsime selle viimase slaidini, et Ain on pannud siia selle kommentaari. Aga on kellelgi veel mõni mõte, tahab kommenteerida, peegeldada seda diskussiooni, et mida me siis peaksime tegema rohkem, et päike tuleb ära keelata ja rohkem võiks olla lume ja vihmasadu, et siis juhtub vähem. Ma ühe lause ütlen, et igastahes neid asju, mida annab teha, neid igastahes on, et kui me võtame selle sama Norra võrdluse, et seal 1 miljoni elaniku kohta on ikkagi jätkuvalt 3 korda vähem hukkunuid, nii et kuskil peab olema mingisugune asi, mida saab teistmoodi teha. Aga Norras on võib-olla ka see ilm natuke teistmoodi, et rohkem lund ja jääd, jah, seda küll. Päike käib madalamalt.
Minul on niisugune küsimus, et kas keegi oskab mulle soovitada, kust nagu kõige lihtsam on jälgida seda surmade ja vigastatute jooksvat seisu või kas niisugune koht üldse on olemas või me peamegi ootama mingit statistikat, mis on mingisuguse 1,5 kuni 2 kuulise viitega? Avaandmed on olemas, avaandmeid pidevalt täiendatakse, aga probleem on pigem see, ma ei tea, kas see pidevas statistikas tagaajamine või järgi lohisemine on üldse niimoodi vajalik. Seda uuendatakse päris tihedalt. Võiks tihedamini uuendada see Transpordiameti statistika, see Power BI või mis ta siin on, interaktiivne aruanne, et viimane uuendus on 18 jaanuar, täna 5. veebruar, et võiks olla ju tänaseks juba jaanuari andmed enam-vähem olemas. Muidugi hukkunute arv selgub ikkagi 30 päeva hiljem, aga selle aasta algus on selles mõttes ilus, et 18 päevaga ainult üks hukkunu. Me nüüd teame, et tegelikult siin tuli alles 2 hukkunut juurde Läänemaalt ja eks need vigastatud on ka nüüd natuke rohkem, aga talv on ilus aeg. Aga ma saan aru, et sõber Juho on ka oma arvamuse avaldanud, et tahab arvamusliidrite suhtumist muuta. Tahad sa seda natukene täiendada või laiendada? Mind on kuulda ka või? Jah. Väga hea, mul siin see jukerdab. Ei, ma mõtlesin, peamiselt tegelikult ma pean poliitikuid silmas. See kipub olema selline võitlusteema. Meie seda ilmselt, meil on seda raske muuta, aga samas ka meiesuguste omavahelises vestluses läheb jube tihti see, et umbes, et igaüks peab ise vastutama ja et umbes mingi 5-aastaste laste kohta öeldakse, et vanemad ei kasvata neid ja seda tüüpi asi, et kui suudaks mingi nipiga sinna jõuda, et on mingid asjad, mis on paratamatud. See, et 5-aastane laps ei ole võimeline 35-aastasega samaväärselt vastutama või ennast kontrollima, see puhtalt närvisüsteemi tõttu ei ole see võimalik, sealhulgas ka 18-aastane, eks ei ole. Või siis, et mingid asjad, et niisama me olemegi uimased ja ajameelsed, et kui jõuaks kuidagi see kohale, alguses arvamusliidritele näiteks mingi poliitilised kokkulepped, et siis see suhtumine võib-olla ise paraneks, et praegu on hästi palju, loobitakse lihtsalt kaikaid kodaratesse, et ei saa niisuguseid mõistlikke lahendusi teha, sellepärast, et liiga palju on neid inimesi, kes ei usu seda või kes on selle vastu. Ma ei tea, kui segaselt ma praegu seletasin. Minu jaoks taandub asi väga palju ikkagi sellele, et meie rahastamine käib läbi kampaaniate. Ma mõtlen, et see on ka selle alus, et ja tihtilugu see raha ju tuleb sellepärast, et kas tulemustesse usutakse või mitte. Et ka seal on see, et ütleme, kui poliitika arvab, et ikkagi see 5-aastase näide on hästi üle või hästi utreeritud muidugi on ju, aga arvab, et igaüks peab ise vastutama enda eest ja et siis seda raha ka ei tule või teda tulebki mingi kampaania kaupa. Et kui saaks seda, eks see muutub, iga aastaga on ta järjest paremaks läinud, aga kohati tundub jälle liigub ka tagasi tihtilugu. See hollandlaste, jah. Räägi, Roland. Ei, ma tahtsin selle hollandlaste näite, et kus on see biomehaanika juba sisse toodud, et just seesama, mis ütlesid, see 5-aastane laps hindab auto kaugust ja kiirust hoopis teistmoodi või ta ei suudagi seda hinnata samamoodi vanemate inimestega ja nii edasi. Ja et me teame, et inimesed on väsinud, tarvitavad alkoholi, on närvis ja tegelevad roolis kõige muuga, ehk siis nad eksivad, et see kõik on teada ja ometi me ei võta seda arvesse. Et just nimelt see sama põhimõte, et millest me oleme siin ka palju rääkinud, et linna keskkonnas vastutab tugevam ja et isegi kui see laps seal läheb vales kohas üle tee, siis jääb vastutajaks autojuht. Vastutuse jah. Küsimus on mis on vale koht, eks ole, et kui 70% autojuhte
on nii tublid, et annavad teed ülekäigurajal ja 30 ei anna, siis me ootame, et see väike laps, eks ole, peaks võtma vastutuse selle 30% eest. Et see lihtsalt ei ole nagu kuskilt otsast loogiline ega mõistlik, aga jah, see ühiskondlik suhtumine on üks suur nii-öelda probleem. Mida normaliseeritakse ja kuidas asjadest räägitakse, et jah. Seal mul tundub, et üks probleem on seal, võib-olla peab ennast ka, kui ma räägin näiteks, kui ma ise mõnele sõbrale või siis ka vaenlasele seda räägin, et võib-olla peab ennast ka vaatama, et seal mul tundub, et tekib see, et kui sa ütled, et tugevam vastutab, siis teine pool tihtilugu nagu võtab seda rünnakuna. Et mulle endale tundub, et kui ma kiirust või ühesõnaga, kui ma kellelegi näiteks otsa sõidan, pole küll juhtunud, on ju, aga võib, sest ma ei saa, kõigil võib juhtuda, siis mulle tundub, et see on täiesti okei, et ma vastutan. Ma ei tunne, et mind rünnatakse ja see vastutus ju ei tähenda alati seda, et ma vangi lähen või umbes, et häbiposti pannakse, vaid see tähendabki seda, kurat, seda ongi raske seletada, et süü ja vastutus on nagu natuke erinevad asjad, et süü, aga inimesed võtavad samana, et nagu, aga lihtsalt ongi vastutan. Ma peangi tundma, et mina tegin seda ja ma pean ka hüvitama midagi või et see on okei nagu. Vaata, Juho, siit tekib minu jaoks hoopis see küsimus, et meil on olemas mõiste poliitiline vastutus, mis tähendab vastutamatust. Ma ei tea, see on jälle natuke teine asi. Võib-olla jah, eks nad on jälle seotud ka. Ma tahtsin seda just öelda, et see, et ma vastutan, see ei pea olema mingi hirmus asi, see on lihtsalt minu nagu, ma tunnen nagu vastutust, eks ole, et see on nagu heas mõttes, ma hoolitsen. Just see hoolitsemine võib-olla mingi taoline asi, aga jah. Siin jah, kui me räägime keskusteludest, linnad liikuvusgrupis ja nii edasi, siis mida nii-öelda need autoinimesed kipuvad välja tooma, aga jalakäija peab seda kiirust mõõtma, eks ole, ja hindama ja mitte ennem astuma teele nii edasi. Aga nad ei loe vaata liiklusseaduses seda kohta, et autojuht ei tohi ohustada. Ja kuskil ei ole seda öeldud, et jalakäija ei tohi ohustada selles mõttes, et jalakäija ei ole oht. Auto ja autojuht on oht ja autojuht ei tohi ohustada ja peab olema selles mõttes juba eelnevalt, et ei saa öelda, et ma sõitsin kiiruspiiranguga 50, eks ole, ja ma ei saanud pidama. See on täiesti vale vastus. Sul oli vale kiirus. Ma ei saanud pidama sellepärast, et teeomanik ei taganud seaduses ette nähtud haardetegurit. Haardetegurit võib tagada või mitte. Haardetegur on see, mis parasjagu on ja see on hetke teeolu, millest sa pead lähtuma. Väga lihtne. Aga teate, sõbrad, meil on 10 minutit peaaegu üle juba läinud tunnist ja me traditsiooniliselt ikkagi seda tundi peame 60 minutit. Et ma tänan kõiki osalemast ja nagu öeldud, siis järgmine kuu on meil sessioon, kus me räägime raudteeristete ohutusest ja loodetavasti saame siis ka asjapulga ametniku osalema, kellega täpsemalt siis seda teemat lahata. Suured tänud ja lohutuseni!